See on lugu, mis on kestnud üle 1000 aasta. Lugu iidsest lossist, mis on ajaproovile vastu pidanud. Üks väga mõjukas Itaalia aadliperekond ehitas selle hiilgava lossi 10. sajandil. See on läbi ajaloo mänginud olulist rolli selle piirkonna ajaloolises arengus. Erinevad isikud on selle vähemalt 20 korda üle võtnud ja kasutanud seda baasina, et valitseda alluvat kuningriiki. Iga ülevõtmisega kujundasid ja ehitasid järgmised omanikud lossi oma maitse järgi ümber. Nad lisasid uusi osi ja muutsid selle oma aja kohta moodsamaks lossiks. Kui selles ringi kõndida, on seintel näha erinevaid ajastuid. Viimane ülevõtmine toimus aastal 1711, kui Limolino perekond vallutas lossi. Kuna nad olid seda piirkonda juba nii kaua valitsenud, oli loomulik, et nad võtsid ka selle koha jõuga üle. Nende viimane ümberehitus muutis selle hooneks, mida me täna näeme. Lisaks arendasid nad lossi sees ja ümbruses veinitootmise äri, tootes sajandeid maailmatasemel veine. Sellel lossil on kõige pikemat ajalugu kõigest, mida me oleme varem kanalil dokumenteerinud. Dokumentaalfilmi jooksul süveneme põhjalikumalt selle ajalukku ja arhitektuurilistesse omadustesse. Tere hommikust, Viigina! Tere tulemast tagasi järjekordsele episoodile kanalil Bros of Decay. Mina olen Leslie ja täna toon teieni veel ühe lossi Itaaliast. Ja täna uurin seda koos oma hea sõbraga. Tere kutid! Marino Explomost. Koos Lesliega. Jah, sellest on väga kaua möödas, kui me koos viimati dokumentaalfilmi tegime. Ja mul on väga hea meel, et ta on jälle siin minuga. Ja Irun uurib koos meiega, nagu alati. Nii et me oleme täna siin Itaalias oma kaubikuga, me magasime siin. Väljas on veel öö ja me hakkame kohe minema mahajäetud lossi poole. Okei, oled valmis, Marina? Kas sul on kõik asjad kaasas? Jaa, Lõpuks poole tunni pärast. hästi, sulgeme mu ukse. Ja siis saame minna. Nii, valmis. Valjastan selle ilu. Ja alustame uurimist. Nagu näete, kannan juba oma traditsioonilist riietust. Mul on mantel seljas, aga kogu mu riietus on seljakotis. Ja see on selleks, kui me lossi sisse läheme. Ma olen nii elevil, et saan selle kohta näha. Ma läksin spetsiaalselt Itaaliasse ainult selleks, et seda maha jäetud lossi filmida. Nii et see peab juhtuma just praegu. Kogu sein variseb sellele poolele kokku. Ole ettevaatlik. Kas sinuga on kõik korras? Minuga on kõik korras. Lähme. Me oleme nüüd lossi peamisel alleel.
see oli kunagi peatee, mida mööda lossi omanikud sõitsid üles. Alguses hobukaarikutega ja hiljem autodega. Ma arvan, et ma just leidsin sissepääsu lossi. See viib otse keldrisse. Vaatame selle üle. Rooma sellest läbi. Las ma vaatan selle üle. Oi. Jah, okei. Ma lihtsalt leidsin sissepääsu lossi sisse. See on üsna raske, nagu näete, aga see viib meid selle tohutu koha sisse. See näeb naljakas välja. Kas ma võin sulle anda lämbi, Marino? Olgu, nüüd on minu kord, sest mul on veel riided seljas. Ma arvan, et ma lähen jalad ees. Nii, valmis. Ma olen madu. Me oleme sees, kõik koos, nii et alustame seda avastusretke. Kuna ta oli viimane Limonino perekonna järeltulija, kes siin elas, päris Carlos kogu rikkuse, mille tema perekond aastate jooksul kogus. Ta kohtus oma armsa naise Beatrice'iga juba noorena ning nad abiellusid ja ehitasid koos ilusa elu. Oma elu jooksul laiendasid nad äri, mille nende esivanemad olid neile rajanud ning kasvatasid selle suuremaks, kui nad kunagi oleksid osanud ette kujutada. Erinevalt eelmistest põlvkondadest oli Carlosel ja Beatrice'il suhteliselt väike perekond. Nad elasid vaid ühes lossi osas ja neil oli vaid mõned teenijad. Pärast seda, kui nende lapsed kolisid linnalikumatesse piirkondadesse elama, läksid Carlos ja tema naine pensionile ning sulgesid oma äri. Mõne aasta pärast kolisid nad ka lossist välja, sest see muutus nende jaoks liiga suureks. See juhtus peaaegu 4 aastakümmet tagasi. Mõnda aega hoidsid nad maja laitmatus korras, kuid pärast oma vanemate surma kaotasid lapsed selle meistriteose vastu huvi ja jätsid kõik ajaga lagunema. See meistriteos on 1000 aasta pikkuse ajaloo tulemus ja täna teeme selles ringkäigu. Ma olen sellepärast nii elevil. Ma lasin endale spetsiaalselt valmistada täiesti uue rõivastuse ja see on sõna otseses mõttes 18. sajandi rõivastus. Nii et saate aimu, kuidas need inimesed riietusid, kuidas nad elasid sellises lossis ja teeme selle kogemuse meeldejäävaks. Kui me selles lossis ringi liigume, käime toast tuppa ja näitame teile iga viimastki detaili, mida see koht pakub. Ja alustame siit söögitoast. See on üks Itaalia loss, nii et kõige tähtsam asi, kust me alustame, on selle söögitoa lagede vaatamine. Vaadake neid suurepäraseid lagesid, mille nad siia paigaldasid. Selle tegi kuulus Itaalia kunstik aastal 1860. Kahjuks ei saa ma teile nime öelda,
sest ma ei taha selle lossi asukohta avalikustada. See, mis esmapilgul paistab laeriistude ja kujude moodi, on tegelikult lihtsalt 3-mõõtmeline kunstiteos, mis tehti seinale aastal 1860. Kahjuks näeme juba seal laes mõningaid pragusid tekkimas. See praguneb ja laguneb. Ja see on midagi, mis ei tohiks sellise lossi puhul juhtuda. Ma ei saa aru, miks, aga see koht ei ole UNESCO pärandi nimekirjas. Minu arvates peaks see seal olema. Sellel on nii palju ajalugu. Ühel hetkel, aastal 1491 mürgitati selles kohas üks mees, kelle nime ma ei hakka nimetama. Ja tollane hertsog võttis lossi üle ning elas seal 200 aastat ilma karistuseta. Just selline ajalugu peitub selles paigas. Vaata seda imerist vasklühtrit, mis ripub siin otse laua kohal laest alla lastud. Nendest 2 inglist, keda me seal näeme. Ja see oleks söögilaud, kus endine perekond, endine omanik härra Carlos, sõi siin koos oma perega õhtust. Ma alati püüan ette kujutada, milline see võis olla. Need inimesed istuvad siin laua ümber, peavad toredat õhtusööki ja naudivad elu. Vau! Milline koht? Kohe minu selja taga on mõned esemed, mis on jäänud sellest imelisest mööblitükist, mis on täielikult disainitud. Me näeme siin majas mitmeid maale ja kunstiteoseid. Mulle juba meeldib see siin. 2 kalameest, ilmselt Garda järvel siin Itaalias. Töötavad usinalt. Ma näen siin veel midagi. See on omamoodi safe. Tegelikult kõigi lossi võtmete hoiukoht. Kõik võtmed riputati siia üles. See oli kenasti suletud ja pilgu eest peidetud. Mulle meeldib ka see tapeet, mille ma siia panin. Ja see on üks tore fakt losside ning ka suurte mõisate ja teiste rikaste kohtade kohta. Endised omanikud vahetasid tapeeti peaaegu igal aastal, et jätta mulje jõukusest ja rikkusest ning anda ruumile uus ilme, mida tolle aja talupojad endale lubada ei saanud. Me näeme ka, et luuderohi kasvab siia sisse. See kasvab sõna otseses mõttes läbi seina siia ruumi. See on tegelikult ühtaegu põnev ja kurb. Lihtsalt kasvab läbi seinte ja see pidi tõenäoliselt olema härra Carlos. Siit näed kuupäeva, mil see on tehtud. 1909, nii et see joonistus on umbes 111 aastat vana. Marmorist tearispind, kindlasti Itaalia marmor. Ja siin näeme veelgi rohkem loodust, mis hiilib sellesse hoolesse ja võtab selle üle. Jah, väljas on palju paabulinde, keda tõenäoliselt kuulete kogu video jooksul. Paabulinnud on lihtsalt midagi, millega peame selle video jooksul leppima, aga ärme lase sellele end häirida ja liigume selle videoga edasi. Sellel kapil siin näeme nikerdusi, mis kujutavad selle lossi ajalugu, sest siin on näha viinamarju. Ja aastal 1771, kui viimane perekond selle koha üle võttis, muudeti see viinamarja ja veini tootmise taluks ning lossiks, kus toodeti veini, ja see oligi selle koha viimased 200 aastat ajalugu. Siinpool näed ka mõningaid muusikariistu. Ei, see on hoopis vilipõldudelt. Vau, mulle väga meeldib, kui hoolikalt need kapid on kujundatud. Kahjuks pole seal sees enam midagi.
siin näeme mürgipritsi, ma arvan, et see on misilaste uimastamiseks, aga ma ei ole selles 100% kindel. Siin toanurgas on meil ilus šasselong. Imeline see. Wow. Beeži polsterdusega. Ja talunaine, ma arvan, seinal palvetamas. Ja siis siin toanurgas on meil see armas, tõesti armas kamiin, ahi, comfort stove, siin ees on nii kirjas. Pole ammu kasutatud. Meil on siin juba ka mõned pildid endistest omanikest. Ma nägin tema pilti ka kuskil mujal lossis. Ma proovin selles videos üles leida. Ja siin on meil veel ühe daami pilt. Vaatame, kas ma saan selle fookusesse. Näete tema ilu. Vau. Ja siin seinal on ka hirve nikerdus. Siin on kujutatud ka lossi. Lihtsalt imeline ja vaadake ka seda ilusat kellaplaati, mis meil siin on. Kogu see nikerdus, iga number on kaetud kullaga. Olgu, ma arvan, et olen selles toas piisavalt aega veetnud. Lähme nüüd edasi ja vaatame seda kohta veel. Avame selle ilusa ukse. Mõned toad võivad olla natuke halvemas seisus, võib-olla natuke segamini, nagu see siin. See oli tõenäoliselt lapse magamistuba, aga ma ei ole sellest 100% kindel. Siin on näha mõned nukud ja mänguasjad ja võib üsna kindlalt öelda, et see oli lapse magamistuba. Ja vaata, kus need lapsed magasid nende ilusate maalide all. Ma näen siin kapi tagaosas mõningaid riideid ja need on naiste riided, nagu näha. Lihtsalt imeline. Iseloomustab nooremat last. Ja tõenäoliselt riputasid vanemad kõik need kunstiteosed tema tuppa üles. Mõned sissekirjutused, mõned kirjutised, siin on veel mõned pildid, veel mõned vanad pildid lossist. Siin näeme seda kaugemalt. Vau, see on lihtsalt imeline. Need on lossi postkaardid. Faksiaparaat, nii et seda on kasutatud ka tänapäeval. Ja üks viis, kuidas näha, et loss on väga vana, on see, et näiteks elekter on hiljem juurde lisatud. Näete juhtmeid, mis jooksevad ümber ukseraami. Elekter enam ei tööta, aga kõik on hiljem juurde pandud. Jah, siin näeme seda daami, keda just pildin nägime, ma usun. Vau, ta näeb suurepärane välja. Veel üks kunstiteos siin seinal. Olgu. Tualettruum, mida ma teile kõigile üksikasjalikult ei näita ja siis läheme siia ruumi lõpus ning see oli varem veel üks magamistuba, nagu näete. Vau, see köidab kohe mu tähelepanu. Vaadake neid kujusid, neid voodiraamile tehtud beebide nikerdusi, see on lihtsalt hämmastav. Ja neid on isegi siin kapi peal. Ma kavatsen siin kohas tõenäoliselt väga kaua ringi käia, ilmselt tund või rohkem, nii et olge valmis, meid ootab ees seiklus. Siin on selle toa kamin ja see tuba oli mitmeotstarbeline. Seda kasutati ka kabinetina. Nii et võib-olla kasutas mõni vanematest inimestest, kes siin elasid, seda tuba töö tegemiseks. Siia on jäetud ka palju pilte ning eelmise inimese prillid.
isegi ühe daami pilt. Veel üks noormees. Nemad rannapuhkusel. Seal on värviline pilt. Siin nad istuvad õues pingil ja see on fotoalbum, rahvas. Oh, vau. Kas see pole mitte imeline? Siin on lossi värav, see eesmine värav, kus me täna hommikul sisse tulime. Perepildid, puhkusepildid. Siin on seesama naine, keda me just nägime toas pildil. See on lossi siseõu, mida ma sulle hiljem näitan. Võruv. See on see pilt, mida me just nägime. Selle naise pilt. Vau. Kabineti, kus endine omanik sai oma tööd teha. Ja siis on meil siin toanurgas need kaunid polsterdatud toolid. Nüüd saame söögitoast otse läbi selle ukse minna, sest see viib meid sisehoovi. Sisehoov ehitati 16 sajandatel, kui selle koha võttis üle 19. omanik. Siis otsustasid nad lossi ümber ehitada, teha sisehoovi ja nagu näete, on seal üleval ka veini tootmise jaoks ladustamisruum, mis hiljem siin toimus. Las ma näitan teile sisehoovi veidi lähemalt. Vaadake, kui tohutu see koht on seal lihtsalt hullumeelne. Sa võiksid lihtsalt õues istuda ja nautida mõnusat tuulekest siin Itaalias. Neil oli isegi kaev siin sisehoovi keskel. Kahjuks ei saa ma sinna sisse vaadata, sest see on selle rehviga kinni pandud. Ja nagu näha, nad üritavad seda kohta renoveerida, paigaldades ümberringi tellingud, et püüda tagasi pöörata seda, mis juba on juhtunud. Loodus võtab võimust. Kahjuks arvan, et see koht on praeguses seisus peaaegu päästmatu. Arvan, et 16. 17. sajandil, kui tööjõud oli odav, oleks seda kohta saanud kergesti taastada. Aga nüüd, kui töö on nii kallis, on see peaaegu võimatu. Seal üleval pole isegi enam akent. On nii kurb mõelda, et see koht laguneb aeglaselt ja muutub järgmiste 100 aastate jooksul suureks rusuhunnikuks. Siin oli selle koha sissepääsuks, uhke sissepääs, kust inimesed lossi tulid. Aga nüüd on aeg kõigepealt minna keldrisse, sest just seal tegutses ettevõte. Seal toimus veini tootmine ja seal on ka mõned muud huvitavad osad, mida ma pean sulle selles keldris näitama. No jah, treppidel on väga raske kõndida, pean ütlema. Olgu. Mingisugusesse panipaika sa lõpuks jõuad. Jaa, need on veinimahutid. Need on nummerdatud 39, 38, 37. Vau, siin on meil kalender aastast 2006. Ma ei teadnud veel, millal see koht hüljati, aga nüüd on mul mingi vihje, mingi viide olemas. Need on tegelikult väga moodsad mahutid. Nii et siin toodeti veini väga pikka aega. Vaata seda. See on lihtsalt paeruv. Rea kaupa veinipaate kogu selle keldri ulatuses.
Need on tõenäoliselt kõik tühjad. Avame ühe, vaatame sisse. Seanses pole enam midagi. Ilus vaadata. Iga viimane kui veini valmistamiseks kasutatud seade on siin endiselt alles. Kõik voolikud, kõik konnud, lambid, kaablid. Nad jätsid kõik maha. Privato. Kirjas on privato ehk privaatne. Siis ma lähen sisse ja see on lihtsalt mingi üldine laoruum. Vau. Ja Enam pole midagi. milline koht. Aga me saame veel minna trepist alla keldrisse. Siin seintel näeme mõningaid pilte sellest, milline see koht välja nägi, kui see veel kasutuses oli. Võluv. Ja need on Viinamarja istandused, mis ümbritsevad lossi. Seal üleval näeme isegi lossi mäe otsas. Nii et kõik viinamarjad korjatakse kokku ja viiakse lossi. Olgu, nüüd jõuame selle koha kõige alumisene korrusele. Kõigepealt tahan siit vasakule minna. Need on lossi veidi vanemad osad. Ma lugesin isegi internetist, et selles keldris oli kunagi omamoodi vangla. Nii et me proovime selle üles leida. Vaata neid tuhandeid šampanja ja veinipudeleid. Nad tootsid erinevaid veinisorte. Nii et neil on palju erinevaid kaubamärke, mida nad tootsid. Võib-olla on vangla siinpool. See näeb välja nagu mingi vangla. Ma arvan, et see, mida me näeme, on vangikong. Olgu. Ma pole kunagi näinud vangrat maha jäetud lossi sees. Nii palju esemeid on maha jäetud. Nii et tõenäoliselt mõned täis veinipudelid. Jah, neil on ikka veel sisu sees. Vau. 100 pudelid müümata veini. Kunagi olid nende ümber pappkarbid, aga aastate jooksul on need lagunenud. Neid pole isegi veel sildistatud. Need on täiesti veiniga täidetud. Tegelikult oleksin ma tahtnud ühte neist veinidest maitsta. Aga kahjuks ütleb mu seikleja hing, et kunagi ei tohi midagi maha jäetud kohast kaasa võtta. Väike süvend seinas. olgu, lähme paremale. Vaatame, mis sealpool on. Nagu näete, elekter töötab siin kohas endiselt. See on isegi sisse lülitatud. Siin näete 2 tuld, aga sellel paneelil on kõik välja lülitatud. Te näete kohe selle kõrval ämbriku võrke. Ja siin on meil veel üks osa veinide hoiuarast. Lähme nüüd tagasi trepist üles. Filmime ülejäänud osa sellest kohast üles. Kui see loss ehitati 10. sajandi alguses, oli see vaid murdosa praegusest suurusest. Oma 1000-aastase ajaloo jooksul on lossi ümber ehitatud ja osi juurde lisatud. Igale poole. Arvatakse, et seda on ümber ehitatud vähemalt 15 korda. Suurepärane näide keskaegsest arhitektuurist. Hoone tõuseb 5 tasandil ümber keskse siseõue. Selle kõrged müürid kaitsesid väliste rünnakute eest, samal ajal kui seespool oli elu meeldiv.
iga tuba on ainulaadselt sisustatud ja kokku on kogu hoones üle 40 toa. Loss on tõeline Itaalia arhitektuuri ja disaini meisterlikkus. Selles dokumentaalfilmis avastame ka, et lossi all on mitu varjatud tunnelit. Oma varasematel ja vägivaldsematel aastatel toimisid need tunnelid tõenäoliselt põgenemisteedena. Ma tulin just keldrist välja, tabasi sisehoovi ja tundsin sõna otseses mõttes vihmalõhna. See on nii mõnus lõhn. Ja see on Itaalia jaoks väga haruldane juhus, sest siin ei saja eriti palju vihma. Vau, vihm tilgub siin taimedele, see lõhn. Ma tunnen juba, et selle video järgmine osa saab olema uskmatu, nii et ärme raiska enam aega. Siinsamas minu ees on minu arvates selle kogu lossi kõige ilusam osa ja kõige ilusam tuba. See on selle koha peamine osa, elamiseks mõeldud osa. Lähme sinna sisse. See tuba on ehitatud koos siseõuega 1600 aastatel. Keskaegne tuba koos võlvide, sammaste ja kõige muuga, mida selliselt ruumilt ootaksid. Imeline. Mulle meeldib, et siin pole sõna otseses mõttes elektrit. Ainus asi, mis siin on need lühtrid. Ma arvan, et seal on umbes 30 küünlaalust. Ja meil on kogu ruumis 4 sellist lühtrit. Ja nendel lühtritel oleks 30 küünalt. Kokku 120. Kujutage ette, milline see võis olla. Tol aja perioodil. Istudes õhtul sellises toas, nautides tassikest kohvi. Mulle meeldib neid kohti avastades alati nii teha. Lihtsalt taas elustada kujutlust kellestki, kes seal istus ja kaminatule ees tassi kohvi jõi. See on siin väga kena sisustus. Meil on mõned polsterdatud toolid ümber kohvilaua. See kena väike vaip siin. Ilusad värvid. Ja siis on meil kõrval serveerimiskäru. Vau! See kamin on tõesti tohutult suur. See on 400 aastat vana, nagu ma sulle varem ütlesin. Ja sa näed, kui tohutu see on nende puudlokkide järgi, mis sinna sisse tuli panna. Need on siiani seal sees. Mõned puublokid, mida pole kunagi eemaldatud. Paabulinnu suled selle kohal. Väga kena detail, sest seda lossi ümbritsevad igal pool paabulinnud. See on nagu selle lossi sümbol. Oh, seda on väga kurb näha. Siin põrandan on see imeline taldrik, kindadeks purunenud. Ja kohe selle kõrval on rüütli soomus. Esimene rüütli soomus, mida ma olen sellel kanalil kunagi näinud. Olen näinud kindaid, olen näinud muid rüütli soomuse osi, nagu kiivrit, aga siin näen ma täielikku rüütli soomust. Kahjuks ilma kiivrita. Aga siiski väga tore leid. Vaata seda detailset kujundust, mis siin peal on. Me näeme rüütit, kes ratsutab hobusel lahinguväljal. Tabab seal allohet. See pidi olema väga raske võidelda, nii raske soomusega. See paneb kehale väga suure koormuse. Mina ei tahaks seda teha, kindlasti mitte. Ja selle ruumi poolel on meil lahinguväljalt pärit odad. Tõenäoliselt enne 1600-ndaid kasutati neid maade ja rosside vallutamiseks. Meil võis kunagi veri peal olla, mis on nüüd maha pestud. Ja odad on siia välja pandud. See on tegelikult väga hirmutav mõte. Ja sellel seinal näeme kõiki diploomeid, mille selle koha endised omanikud oma elu jooksul omandasid. On põnev seda näha.
näete, et see on Giorgio doktoridiplom. ma ei lähe sellele liiga lähedale, sest sellelt tükilt saab kindlasti asukoha teada. imeline. isegi pudel roosat veini on siia jäetud. ja siis otse minu ees on manekomplekt üles seatud. nii et selle koha omanikud mängisid õhtuti selle malelaua ümber malet. seal on isegi küünal, mida nad said kaasas kanda. mulle meeldivad need polsterdatud kirstud, mis meil selle ümber on. ja siis veel odad seinalahingutest, mis on aastate jooksul võidetud. see on nii tohutu tubarahvas. Vau, laed on vähemalt 4 või 5 meetrit kõrged. 4 sammast selle keskel, 3 sammast. see üks suurimaid ruume, kus ma olen kunagi lossis sees olnud. põnev. aga sellel paigal on rohkem kui 1000 aastat ajalugu. ja siit saame vaadata selle paiga kaulist tagahoovi. tol ajal olid need Viina-Maria istandused, kuid hiljem on need ümber kujundatud. loodus on need endale tagasi võtnud. nii ilus vaade. ja siin seinal on meil iidne mõõk. seda pole kindlasti lahingus kasutatud. see on lihtsalt liiga suur. see on lihtsalt kunstiteos. vaatame, mis meil sellel pool veel on. lossikaart. me oleme praegu selles toas ja meil on veel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuba läbi käia, enne kui oleme alumiste korrustega lõpetanud. see näitab, kui suur see loss on. veel mõned asjad, mille üle otsustada. viimane pilk sellele peensusteni viimistletud toale. ja siis liigume edasi teistesse tubadesse. ja nüüd tere tulemast kõik siia lossi puhketuppa, kus mängiti mänge, joodi konjakit ja kus need inimesed lihtsalt veetsid mõnusalt aega. seda võib ka nimetada meeste koopaks. see on tõesti imeline tuba. ja siin minu ees on kaugelt kõige suurem piljardilaud, mida ma kunagi näinud olen. ma nägin teist samasugust ühes mahajäetud lossis, mis oli peaaegu sama suur kui see siin. ma lingin selle siia märkustesse, aga see siin on lihtsalt tohutu. ja sajandeid tagasi mängisid inimesed selle laua ümber ja veetsid mõnusalt aega. sa näed neid sõna otseses mõttes siiani seal seismas ja piljardit mängimas. Vau. Pailuv. mulle meeldib see puit, millest see laud on tehtud. sellel on all 4 sammast. vaatame seda lähemalt. Vau. siin seinal on üks endise omaniku ilus maal. tüüpiline Itaalia mees vuntsidega ja kena kunstiteos. kujutised talupoegadest. Itaalia talupojad vanasti söömas kaminatule ees õhtusööki. tüüpiline Itaalia linn. Itaalia on nii imeline maa, sügava ajalooga ja ma lihtsalt armusin sellesse täielikult, kui ma esimest korda siia tulin neid paiku avastama. selle diivaani taga on loendur, mis näitab inimeste mängus saavutatud skoori. Okei, see liigub seinast eemale, nii et ma ei hakka seda enam puudutama. kõik piljardikiid on siin sees hoiul. see väike ekraan. siin üleval kuvati midagi.
nüüd on meil siin all need toredad polsterdatud toolid. Ja muidugi ei tohi unustada, et selles toas oli ka kamiin, mis andis ruumile iseroomu ja valgust ning valgustas tuba. Kas need siin ees on küünlajalad? Ei, need ei ole küünlajalad. Vabandust. Ja siis on meil siin seinal veel midagi. Need näevad välja nagu kirjad. Sellel on kirjas 1338. See on kindlasti lihtsalt pilt, aga need näevad välja nagu tolle ajastu kirjad. Need olid kõik siin seintel välja pandud. See on brošüür, mis on täidetud veinide nimedega. See on Cardo del Coglio, Pinot Bianco. Olgu, ja siin on veinide hinnad. See on nii huvitav. Ja isegi kellegi kritseldus, kus keegi joob veinipuderist. Väga kena. Ja veel mõned kirjutised. Ja kui sa olid oma piljardimängu lõpetanud, võisid aknast välja vaadata. Ja siis liigume puhkeruumist otse järgmisse söögituppa, teise söögituppa. Ja see on tegelikult igapäevane söögituba, mida nad tõenäoliselt kõige rohkem kasutasid. Vaatame seda lähemalt. Ma saan aru, et see on igapäevane söögituba, sest selle laes ei ole kaunistusi ning lossiomanikud panid oma külalised tõenäoliselt alati kõige uhkematesse ruumidesse, mis neil olid. Imeline laud, mis on pärast kõiki neid aastaid ikka veel alles. Taldrikud on endiselt seal peal. Näha on, et aastate jooksul on sinna tolmu kogunenud. Wow. Siin nurgas on mõned polsterdatud toolid, ilus kollane. Ja siis on meil siin seinal rippumas Kolosseum, Rooma suurim uhkus. Ja see ilus kapp kohe selle kõrval. Ma näen, et sellesse on nikerdatud mõned merekarbid. Tegelikult on siin väga kena detail, mille nad sellele lisanud on. Sa näed sellel esemel ka paljast puitu ja puidu sümmeetriat. See on lihtsalt paeluv. Vaata, kas midagi on veel alles. Kapis on lihtsalt mõned suvalised asjad. Selles toas on jõulupuu. Mida see seal teeb? Võib-olla jäeti see koht jõulude paiku maha. Ja see on üks neist puudest, millel on peal selline lumepulber. Pilt teisest lossist. Mulle meeldib see nurgalaud. See nurgas olev väljapanekulaud. Selle tegemisse on samuti pandud palju töötunde. Imeline. Lihtsalt imeline. Ja muidugi iga tuba avaneb sisehoovi poole. See oleks nii ilus koht. Istudes siin ja vaadates välja. Seal on mõned teised malendid sellest malelauast, mida me seal nägime. Okei. Ja nüüd te jääte kõik pahviks. Nüüd on aeg lossi järgmise osa jaoks. Ja see on jälle see armas söögituba. Ja kolmas söögituba selles kohas. Tundub, et nad vahepasid siin tihti söögitube. Võib-olla üks hommikusöögiks, võib-olla üks lõunasöögiks, võib-olla üks õhtusöögiks, kes teab. See on üks selle koha kaunimaid ruume. Ja ma näitan sulle, miks mulle see nii väga meeldib. Esiteks algab kõik sellest nurgast. Sellel on lihtsalt oma iseloom. Diivan, mille kõrval on veel üks väiksem diivan ja nurgas pliit, mis on aastate jooksul täiesti läbi põlenud. Aga mis selles toas kõige rohkem mu tähelepanu köidab, on see pilt, mis meil siin üleval on. Need kaks naist istuvad koos ja noor poiss mängib neile viiulit.
ja see on täpne kujutis sellest nurgast. See pilt on siin tehtud. Imeline vaadata. Selle koha endised elanikud. ma vaatasin ka pliiti ja mõtlesin, miks see niimoodi ära põlenud on. vaata, siin all on mõned tuhad. Keegi süütas siia vahele tule ja see levis sinna edasi. Korsten, mis viib lossist välja. Ja siis on meil see armas seinakell. Kella sihverplaat on seal endiselt alles. Ma pean alati igasse kappi vaatama, et näha, kas leiame vihjeid endiste elanike kohta. Ilus karnis ukse kohal, mis viib teise tuppa. Ja siin sellel väljapaneku laual on meil merikarpide kogu. See on tõenäoliselt pärit väga suurelt rannakarbilt. Huvitav. Vaata seda vaskplaati. Vau. Siin all on väga suur karp. See on tõenäoliselt kloss viderikus. Taustal on näha loojuvat päikest. Imeline pilt sellest kohast. Ja muidugi oleme me Itaalias. Nendes kohtades peame alati lagesid vaatama. Näete, et selle ruumi lael on tuhandeid tähti. Kõik need needid on ümberringi. Ja siis on meil siin otse ees söögilaud, nagu näete, on selle laua ümber 6 tooli. Ja see ütleb meile midagi selle pere suuruse kohta. Nii et Carlos, selle koha viimane omanik ja perepea Togaida koos oma naise Lili ja lastega sõid siin õhtust. Olen Itaalias näinud lossi, kus oli väga suur söögilaud ja umbes 20 tooli. Ning selles lossis elas palju rohkem inimesi. Seal elas vanaisa ja mõned sugulased ning mõned pereliikmed. Kõik elasid seal koos. Aga tundub, et siin elas ainult väike pere. Ilus peegel seal üleval. Mõned valgustid. Ja jälle on näha, et kõik see on hiljem juurde lisatud. Kaablid jooksevad. Üle kogu lossi, igal pool. Kivide kollektsioon. Tundub, et neil oli merekarpide vastu eriline huvi. Neid võib siin igal pool näha. Ilus kapp, mille kohal on mõned kunstiteosed. Ingen, kes on taevast langenud ja maandunud siia kapi peale. Siin on veel mõned esemed, väike laserpointer. Siit kohast mõned templid, kuupäevatemplid. Ja see on jäänud 1969. aasta peale. Mis ma tegin? Ma tundsin midagi maas. Paneme selle ilusti tagasi. Olid klaasid, milles selle koha külalistele jooke serveeriti. Ja siin on meil veel üks kivide ja merekarpide kogu. Vau! Need on tõeliselt huvitavad eksemplarid. Need on ilmselt ka väga kallid. Ma ei tea neist asjadest eriti palju, aga ma eeldan, et need on väga kallid. See on uks, mis viib sisehoovi. Nii et see võis olla avatud ja sa said otse sisehoovi jalutada. Vaatame, kas see on tänapäeval veel võimalik. Tundub, et see on praegu lukus.
see kang tuleb alla tõmmata. ei, kahjuks see ei taha enam avaneda. Lähme edasi selle toa poolele. Siin on meil veel üks vitriinkapp, mille peal on lapse nukk. See on plastmassist nukk. Ma arvasin, et see on portselannukk. Siilool on suurepärane vitriinkapp. Siin on ka ühe mehe pilt ja seal on itaaliakeelne kirjeldus aastast 1965. Veel mõned teised esemed ka. See kapp, mõned nipsasjad ja muud kraami. Siin kohe kõrval on kena avatud kamin. Suured viinamarja motiivid tulevad siin igal pool jälle esile. Emmeline. Toorudisest pärit püha vesi. Ja siin kõrval on veel üks seinakell. Ja siin kordub jälle paabulinnu kujundus. Nii et paabulinnud olid selle lossiga kuidagi seotud. Võib-olla on nad siin kogu selle aja olnud. Seal üleval näete ka kellaplaadil on paabulinnu kujundus, mis on vasest välja lõigatud. Vau! Mis see mees käes hoiab? See kuju on katki läinud. See on kahetsusväärne, aga ta paistab olevat mingi tööline. Seal all on mõned labidad. Siin näeme neid soomustatud naisi. Võitlejad. Sõdurid. Pean ütlema, et nad näevad tegelikult päris seksikad välja. See näeb välja nagu tualettlaud peegliga. Kaunid mustrid ülaosas. Ja sellel majapidamisel oli samuti sojaga midagi pistmist. Seda on kõikjal näha. See on olnud sojaga seotud kogu selle 1000 aasta jooksul, mil see paik on siin seisnud. Näete seda meest kandmas sõjaväe vormi. Tundub, et see on Itaalia sõjaväe vorm. Siin on vanem pilt sõdurist. Carlos kohtub mitme kaaserimehega. Imeliselt kujundatud kapp. Vabandust, ka siinpool on väljapanekulaud. Ja see tundub olevat nagu seinasisene nišš, kus sees on puuoksad. Omapärane kunstinäitus. Diivaniga allpool. Sa võiksid siin õhtuti lihtsalt lõõgastuda ja nautida. Viimane ülevaade kogu sellest toast. Ja see on vaieldamatult üks põnevamaid ruume selles suures lossis. Ja see viib meid selle lossi järgmisesse ossa. Ootan põnemusega, et seda sulle näidata. Astuge sisse. Esimene asi, mida ma tahan, et sa vaataksid, on lagi. Jälle ma ei suuda lõpetada siin Itaalias lagede vaatamist. Ja sellel on ka perekonna initsiaalid, perekonna omad seal peal. Viinamarjad, muusika ja kõik see, mida see perekond esindab. Isegi luik, kes on tiigis. Ilus lühter ripub siin toa keskel. See annab sellele iseloomu ja soojust. Siia on jäetud ka endise elaniku pilt. Ja sinna üles on pandud peegel.
Vau. Tõenäoliselt on selle kunstiteose loonud üks selle koha elanikest. Paistab, et see on oma tehtud kunstiteos. Ja see on diplom aastast 1934. Ja see on isegi minu keeles kirjutatud. Aldium Virden Tolsting räägib. Üldmaailmanäitus. Nii on sinna kirjutatud. Ja see on Monsieur la Commande de Romagnol. Vau. Ilus. Minu enda riigis sai ta selle diplomi. Imeline pliit kohe selle kõrval. Mulle meeldib selle kõrval olev valge plaat. Castelmonte. Lossist ulatub välja korsten. Kui ma kunagi saaksin uurida nii suurt lossi nagu see siin, siis jah, ma peaksin sellest kohast terve sarja tegema. Otse meie ees on veel üks uhke peegel. Imeline väljapanek. Kaunid kuldsed kaunistused külgedel. No, siin on härra Carlose piibud. Vau! Siia võis panna mitu piipu püsti niimoodi. Tol ajal suitsetasid inimesed palju rohkem. Ma arvan, et need on piibude süütamisvardad. Spetsiaalne mööblise ainult suitsetamiseks. Siia on kujutatud mäenõlv ja kiiktool otse selle ees. Mulle meeldib see chasselong, mis meil siin on. Vau! Väga kena mööblise. Ma pean sinna pikali heitma ja selle teie jaoks ära proovima. See oli lihtsalt puhkamise koht, puhketool, tegelikult chasselong, kus inimesed said uinaku teha, raamatut lugeda ja nad lihtsalt... See on tegelikult väga mugav tool, kus olla. Ja jah, ma kujutan ette, kuidas ma siin lõõgastun. Lihtsalt päeva lõpus lõõgastades mõnus klaasike jooki kõrval, rüüpan vaikselt ja unistan suurtest asjadest. Ma ei näidanud sulle neid pilte, mis meil siin šeeslongi kohal on. See armas tüdruk. Ja see joonistus siin pool, see on ka väga kena. Ja meil on veel üks selle naise joonistus. Ja see armas vassklamp otse selle kõrval. Kõik sellises lossis on hoolikalt läbi maerdud. Kardinaad, lagi, tapeet, iga pisimgi detail on oluline. Ja see viib meid järgmisesse tuppa. Ja seda tuba nimetan ma taeva magamistoaks. See on ühe inimese magamistuba, ilmselt jälle lapsele, kes siin magas. Ja siin oli kunagi kardin, mis langes voodi kohale, andes sellele taeva voodi mulje, nagu saaksid üles tõusta. Mulle meeldib selle magamistoa stiil. Jällegi imeline lagi. Seal on lilled, linnud ja kõik muu. Ja see on tõenäoliselt tüdruku magamistuba. Siin pool on meil tohutult ilus tualettlaud, kus ta saab hommikul end ilusaks teha. Kogu selles kohas on igal pool jäetud maha need plastmassist puuviljad. Ma ei tea, miks need kõik siin on, aga igal pool on plastmassist puuviljad. Kas see on veel üks tualettlaud? Jah, on küll. Vau. See on sama stiilis nagu kapp, mis meil on toa teisel poolel. Marmorist pealispind. Siin sees on mõned kivid. Sa oled kogu selle koha peal kive näinud. Ja loomulikult oli Itaalia väga usklik ja on seda siiani.
me näeme religioosseid sümboleid nagu pühitsetud vesi ja Jeesus Kristuse ning Maarja kujutised kogu lossi ulatuses. Isegi voodi kohal. Imeline voodi otse siin meie ees. See on kõigi nende aastate järel ikka veel üles tehtud. Nagu kuld-oranž voodikape. Mulle tõesti meeldib see. Ma oleksin väga tahtnud olla laps. Sellises majas, sellises lossis. See pidi olema imeline, et sai siin elada ja nautida kõiki mugavusi, millest võis unistada. Veel üks imeline tualettlaud koos nikerdustega seal. Mõned parfüümipudelid on maha jäetud. Magrefi tualettväši Pariisist. Seda lõhna on siiani siia tunda. Polsterdatud toolid igal pool. Wow. Ja see kapp on ka üsna huvitav. Lambaville. Siin on meil lambavillast vaip. Francesco Rosa Spina, 1800. See on sellel paberil kirjas. Olgu, ja ma näen, et siin taga on veel üks uks. See tapeet jätkub üle selle ukse ava. Me saame sen avada, loodame, et see avaneb sissepoole. Ja see paljastab selle koha mannitoa. Ja ka mõned dekoratiivesemed, kindlasti jõuluajast. Me juba nägime jõulupuud. See on see pilt otse siin taga. Väga värviline puu kusagil. Olgu. Jälle paabulinnu sulg põrandal. Ja nüüd jõuame vannituppa. See on dušinurk, kus endine omanik, kes siin elas, sai otse oma toast duši all käia. Ja siis on meil tualettruum koos tualeti ja bideega. Ja jälle veel üks valamukapp. Kui palju valamukappe saab ühes toas olla? Siis loomulikult koht, kus ta saab hambaid pesta ja meiki teha. See pidi olema imeline. Ja siin saad välja vaadata. Üle selle lossi aedade. Väljas sajab ikka veel vihma. Ma võiksin seda kohta muudkui filmida. Ma võiksin seda kohta lausa igavesti filmida. Siin on nii palju asju, mida vaadata. Ja ma ei taha lõpetada selle filmimist. Ma tahan kõiki neid asju edasi vaadata ja sellest läbi minna. Ma arvan, et ma jään täna ööseks siia magama ja filmin seda hommikul uuesti. Las ma näitan sulle lage veel kord, aga seekord üksikasjalikumalt. Aga õnneks pole me veel lõpetanud. Meil on veel mõned toad üle vaadata, nii et ärme raiska rohkem aega ja lähme sisse. Ma olen nii ärevil, et saan sulle selle koha ülejäänud osa näidata. Ja siin jõuame me teist tüüpi söögialasse. Siin keskel on imeline söögilaud. Aga kui sa sellesse ruumi astud, siis köidab su tähelepanu lagi. Vaata ainult neid kunstiteoseid, mille kunstnik on siia teinud aastal 1860. Tõenäoliselt võttis selle lõpetamine tal aastaid aega. Ja vaata seda. See on nagu muster. Talv on siin meie ees. Sügis. Jah, need on aastaajad, mis on laes kujutatud. See siin on suvi. Ja lõpetuseks on siinpool muidugi ka kevad. Vau, see on tõesti imeline. Ja ma näen laes ka muid asju. Näiteks siin kujutatud loss. Toanurk. Need inglid joonistavad lossi või paleed. Ja meil on veel üks lossi kujutis.
oh, need pöörlevad ka koos aastaaegadega. see on loss igal aastaajal. Vau. Ingrid mängivad muusikat. ja siin on loss ja veel üks hooaeg. lihtsalt hämmastav. inimene, kes selle lõi, oli tõeline kunstimeister. Läheme sellest toast läbi ja vaatame, mida veel suudame siit avastada. ja meil on siin ka need lehvikud. võib-olla olid need teenritele, et jahutada selle lossi elanikke. Carlos ja tema perekond. Le bonheur de ce monde. See on prantsuse luuletaja. Olgu. Seel all on tohutu Hiina mingi vaas. ja puupakk. miks see puupakk siin on? Mul pole aimugi. kahjuks on see koht olnud seotud ka sõjaaegadega. siin näeme 3 Itaalia sõdurit, tõenäoliselt Teise maailmasõja ajal, ja nad olid natsidega liidus. ma ei hakka neid hukka mõistma, see on lihtsalt pilt. aga selline on tegelikkus. sellised asjad juhtuvad ka nendes lossides. armas küünal siin kamina peal. Vau! siin on meil ka kamin ise. imeline kunstiteos selle ees. ka sellel on kena mõis kujutatud. ja kamiin siin toanurgas. see on vaid 3-kordne kamiin ja nagu see teinegi on seal 5 × 5 korstnat üksteise otsas. kõik need lõpevad samas korstnas. siin on ka veel üks diplom. Wow. Invenzione. leiutis. see on itaalia keeles leiutis, aga ma ei ole kindel, mida see täpselt ütleb. see on aastast 1923 ja see on Romanort. Romano võib olla ka selle koha elanik. Wow. veel kunstiteoseid on siin üleval. siin on see pilt, need 2 last koos oma hobustega. miks see juhe siin on? sellel pole mingit eesmärki, ma arvan. see on hämmastav. ja siis on meil see kapp. sees on 1 mehe pilt. see võis olla võib-olla Carlos ise. isegi allosas on see tempel, mis teeb selle ametlikuks. veel üks pilt samuti ja ka see siin. väga huvitav reid, nii et see oli veel üks söögiala või istumisala, kus sai jooke nautida. tõenäoliselt. suur raamatukogu, suur raamaturiiul ka siin paremal. siin on välja pandud erinevat tüüpi meresõlmed. ja loomulikult arvukad entsüklopeediad, aastaraamat 1963, 1962, sõnaraamat. maailmakeeled. see on hullumeelne. lõpetame selle ära. vaatame, mis meil siin all on. veel rohkem raamatuid erinevatel teemadel. Itaalia kultuur. mulle meeldib ka selle raamaturiiuli disain. Alpide mäeahelik. ja veel viimast korda see väga ilus lagi. ma näitan teile seda. Vau! Need seal kujutatud aastaajad lõid mu pahviks. see on nii äge mõte lahe peale teha. ja ma usun, et kohe minu kõrval on veel üks magamistuba, mida ma pean teile näitama. ühe lapse kaisukaru. mõned brošüürid. ja see on pilt lossist väljastpoolt. vaata seda. vaadake, mida ma leidsin, rahvas. see on täiesti hämmastav.
see on lossi söögisaal. Saal, kuhu me esimesena sisenesime, kus olid kõik küündatuled. Vau. See on siseõu otse seal üleval. See on põnev leid. Ja siin on meil 2 inimese moodiga magamistuba, kus moodil on välja pandud hulgaliselt dokumente. Vaata seda. Siin on sõjakiiver. Ja mõned lossi kujundused võlvkaartest. Ja selle koha ehitus. Karpšokolaadide jaoks. Vaata seda. See on lihtsalt ülimalt hoolikas töö. Meil on see polsterdatud karp ja see on mõeldud ainult peentene šokolaadidele. Ja see on Mariale ning 25. detsembriks 1914. Nii et see oli tõenäoliselt jõulukingitus kellelegi tollest ajastust. Vau! Kas sa kujutad ette, kui palju tööd pidi olema selle karbi tegemine ja siis lihtsalt täidad selle šokolaadidega? Veel lossi kujundusi. Kui sa tahad, võid sa selle koha siinsete kavandite järgi uuesti üles ehitada. Ja stsenaariumid ja kõik muu on selle magamistoa peal. Ma ei ole kindel, kuidas seda nimetada. See on samuti üks jõuluajast pärit ese. Me nimetame seda hollandi keeles kesteriks, aga ma ei ole kindel ingliskeelse nime ega inglise häälduse osas. Nii et see koht jäeti kindlasti maha jõuluajal ja see on väga kurb reaalsus. 4-kordne ahi on otse siin mu ees ja sellega on see magamistuba läbi vaadatud. Vau! Võib-olla leian siit veel midagi. Kas ma vaatan natuke edasi? Veel mõned laekarniiside kavandid, mis on sellesse lossi paigaldatud. Skulptuurid ja kõik muu. Olgu! Näed, et siin all on veel üks tuba. Kuhu see välja viib? Mõned panipaigad lossi lõpus. Veel jõulukaunistusi. Rohkem pakk ja paberit ja igasuguseid asju on siin. Jõulutäht kohe sean. Meil on jäänud katta veel viimane väike osa sellest lossist. See siinpool sisehoovi. Siin on mõned toad ja muidugi läheme ka selle koha torni. Läheme. Ja nagu näete, ma ei ole seda veel täielikult näidanud, siin käib ehitus. Ma tahan teile ka natuke rohkem sellest sisehoovist näidata. See kellaplaat siin on tõenäoliselt olnud siin juba ammustest aegadest saadik. See on siin olnud juba kaua aega. Ja see on tõenäoliselt mõnest rongifirmast. Siin sisehoovi keskel on latern. Ja ma näitan teile seda sissepääsu natuke lähemalt. Neil oli isegi terve puu seal pool, kuhu said oma riideid riputada siin foajees. Wow. Väga tore. Ja. Õnneks on vihm nüüd järele jäänud või peaksin ütlema, et kahjuks on vihm nüüd järele jäänud, sest mulle tõesti meeldis see, aga jah, me peame varsti välja minema ja siis on tore, et enam ei saja. Olgu, meil on siin mõned toad, mõned üldised panipaigad lossis võib-olla töötajate jaoks. Siin üleval on natuke veini, mõned muud tööriistad, lihtsalt üldine valik ladustamiseks. Näete seal suhkrut ja muud kraami. Ja siin on väga suur hunnik puid kõigi nende kaminate jaoks, mis selles rossis olid, sest loomulikult ei olnud siin keskkütet enne 1800-ndaid, võib-olla isegi enne 1900-ndaid, ma ei ole 100% kindel, aga neil oli vaja palju puid, et kõiki neid kaminaid selles rossis kütta. Vau!
vaata seda purskkaevu, mis meil siin sellel pool on. Ma arvan, et kraan lisati hiljem. Alguses oli see lihtsalt pea, kust vesi välja voolas. Ja siis see kraan on hiljem lisatud ja see on täielikult marmorist tehtud. Vau, see on ilus detail. Ja nüüd on meil siin ka mõned tualetid. Okei. Isegi mõned šampoonid ja kõik muu on siia veel alles jäänud. Ja ma arvan, et see siseõu ja see loss kasutati hilise 18. ja 19. sajandi lõpus veilide tootmise kohana ning oma toodete esitlemiseks. Huvitatud ostjatele kindlasti. Olgu, ja siis on meil see trepp, mis viib meid üles teistele korrustele. Siin on veel üks osa, see siin. Jah, me pole veel kööki näinud selles kohas ja tõenäoliselt on köök siinpool. Siin töötasid teenijad, nagu näete, on siin palju rämpsu ja prügi. Raadio, mõned muud asjad. Olgu, mis meil siin on. Raamatupidamislaua ja ka mõned filmirullid. See on väga huvitav. Seal ei ole midagi huvitavat. Missugune tuba meil siin on? See tundub väga huvitav. Okei, see läheb trepist alla välja. See on väga kahtlane, väga kahtlane. Ja me jõuame esiku juurde, verandale, kust saaks lossist välja minna. Võib-olla on see salajane väljapääs siit kohast. Siin on isegi mõned tünnid. Mõned veini valmistamise tünnid ja see viib peise keldrisse. Vau, selle lossi all olev tunnelisüsteem on uskumatu. Me juba nägime keldrit ennast ja kogu veini valmistamist ning siis on meil veel see kelder, kus võib-olla hoiti selle lossi kõige kallimaid veine. Vau, siin on isegi mõned veinipuderid puutumata jäetud ja siin on seinte peal palju ämblikke. Õnneks ma ei karda ämblikke, aga siin on neid sõna otseses mõttes sadu. Ei, need ei ole ämbrikud. Jumal, see hüppas mulle otse peale. Ma ei tea, mis loomad need on. Ma arvan, et need on hüpikämblikud. Mul on selline tunne. Olgu, ma lähen siit keldrist välja, kuigi ma ei karda ämbrikke. Nad hirmutavad mind natuke, pean ütlema. Oleme tagasi teenijate toas. Ma arvan, et köök on sealpool. Vaatame korra, ma näen mõnda külmkappi ja muid asju. Ei, see oli lihtsalt pesuruum. Allpool on köök, aga vaatame kõigepealt seda tuba. Kõik pesu on siiani siin alles ja isegi kõik külmkapi magnetid kohtadest, kus need inimesed on reisinud. New York, Lake Powell, kõik Ameerika Ühendriikides. Siis jõuame siia selle koha kööki. Väga tavaline köök, nagu näha, ja tõenäoliselt töötasid siin teenijad ning valmistasid lossi omanikele süüa. Vau! Kõik on siin ikka veel puutumata. Täpselt nii, nagu päeval minad selle maha jätsid. Ja muidugi, kuna me oleme Itaalias, on selles köögis ka pitsaahi. Ma ei olekski midagi muud oodanud. Ma jätsin lihtsalt selle paremal oleva ukse vahele ja see oli halb valik, sest ma juba kahtlustasin seda, aga siin on ka kelder, nii et me läheme juba selle koha 3. keldrisse. Jah, ma just nägin seda väikest akent siin ja see viib veel ühte
selle lossi keldrisse. Huvitav, siin on ka väga väike kelder. Veel treppe, mis viivad alla, see on nagu labürint, mis lookleb siia-sinna, kõik ämblikud on jälle seintel, seda on lihtsalt hirmus vaadata. Siin on voodi. Siin on kohe voodi, pead natuke ettevaatlik olema. Jumal, see läheb aina edasi ja edasi lossi on, kuhu ma lõpuks välja jõuan. Veel üks väike vangikong, mis on täis selliseid ämblikke. Jumal. Kas see võis olla mangla? Kas ma võin selle avada? Kui ma saan, see tundub tõesti roostes. Okei. Ma ei arvanud, et ma suudan. Ei, kahjuks ma ei saa seda avada, aga milline seiklus. Jumal küll, lossi all on tunnelisüsteem. Väga põnev. Jumal küll, siin põrandal on mingi loom, vist orav, kellel on pea otsast ära. Ma ei hakka väga detailidesse laskuma. See haiseb tõesti halvasti. Ja siin all on isegi veel rohkem tunnereid. Muidugi me uurime seda. Kui me saame, muidugi. Seda pole väga pikka aega avatud. Mu lamp. See oli natuke hirmutav. Mu kaamera lihtsalt kukkus. Mu lambist kukkus aku välja. Mul polnud enam valgust. Ma pidin niimoodi roomama, sest muidugi oli kelder lahti. Proovime selle lahti teha. Seda pole väga pikka aega avatud. Ja siis läheme sisse ja vaatame, mis seal sees on. Ma olen hull, et neid asju teen. Ma olen natuke hull, aga see ongi see, mida ma kõige rohkem armastan teha tõenäoliselt. On see tupik. Ei ole. Ei ole. Lossi annan veel üks tunnelisüsteem. Kahjuks on see ainult torustiku jaoks. Aga see oleks võinud olla midagi muud, nii et ma ei jäta kunagi võimalust kasutamata. Okei, lähme tagasi. Milline seiklus, rahvas, siin on nii palju loomi. Lähme siit keldrist välja, sest ma arvan, et ma võiksin siin päevi ringi käia ja enam sissepääsu ega väljapääsu ei leiaks. Okei, olen sellest ettevõtmisest üsna väsinud, aga lähme edasi. Hakkas jälle sadama. Ja nüüd on aeg minna selle koha ülemistele korrustele. Ja see viib meid nende treppideni siin. Lähme kõigepealt vasakule. See on tohutu pööning, mis ulatub minu ees rohkem kui 10 meetrit. Uskumatu. Mingisugune laoruum veini valmistamiseks võib-olla ja muu üldine kraam, mida lossis kasutati. Ma näen seal ukse ava. Mis viib jälle mingisugusesse laoruumi. Jumal, vaata seda tuba ja seda lage. See on lihtsalt hämmastav. See näeb välja nagu kabel.
Vau! Isegi mõned brošüürid on siin. Sellel oli kirjas 1940. Viimased paar tuba on siin. Olgu. Vaatame, mis siin lõpus on. Huvitav. Siin on mõned nisujahvatusmasinad. Olgu. Ja mõned kastid, mõned mahla ja veinikastid. Nagu näete, on siin mõned veinipuderid. Kõik avatud veinipuderid. Ja siis selle pöölingu viimane tuba on see siin. Siin otse minu ees on veel üks keertäpp. Ja see viib meid Lossi torni. See saab olema pikk jalutuskäik, sest see torn on väga kõrge. Olgu. Lähme üles ja üles ja üles, kuni me enam üles minna ei saa. Väike ukseava siin. Lükkame selle lahti. Läheme edasi. Jumal küll. Ma arvan, et pean selle osa kiiremaks tegema. Olgu kõik. Jõudsime Lossi tippu. Tony sees. Ja kahjuks sajab vihma, nii et vaade ei ole nii ilus kui tavaliselt. Aga las ma näitan sulle seda meistriteost. Vau! Ma arvan, et see on tegelikult ikka päris kena. Sa saad vaadata üle kogu oru. See on ilus. Las ma istun ja ütlen sulle, et ma olen lihtsalt väga õnnelik, aga ka natuke väsinud. See oli tohutu loss ja ma tean, et see video oli väga pikk, aga see oli seda igati väärt. Igas toas olid väga olulised detailid ja see kogemus meeldis mulle tohutult. Ma tahan teid kõiki tänada, et vaatasite selle nädala videot. Kui teile see meeldis, siis palun pange videole pöial püsti, kirjutage mulle sinna alla kena kommentaar ja tellige kanal, kui olete siin uus, sest me laadime igal nädalal üles videoid sellistest kohtadest. Aga sellega seoses, üks asi veel. Kirjelduses on link Patreonile, kus saate kanalit toetada ja meid väikese annetusega aidata ning muuta need avastusretked võimalikuks. Suur aitäh teile! Ja näeme järgmisel nädalal uues episoodis. Tšau, ma armastan teid väga-väga palju.